Ja ma siis tõesti juhataks sisse selle piduliku Ingeri päeva tähistamise, sest Ingeri soomlased muidugi teavad, et juba umbes 25 aastat on tähistatud Ingeri päeva, siis Ingeri soomlaste ühe niisuguse olulise pühana, rahvuspühana. Ja mõnes mõttes on väga kena, et me oleme täna kogunenud just siia Aleksandri suurkirikusse Narvas, mis oli pärast teist maailmasõda üks tükimat aega, üks selline koht, kus üle terve Nõukogude Liidu tegelikult sai ainsana pidada soomekeelseid jumalateenistusi. Seda tegi üks kirikuõpetaja, kes oli just tagasi saabunud asumiselt ja ausalt öeldes see oli tema poolt vägagi julge tegu, see kirik oli ju varemetes ja seda peeti ju laona. Aga tänasel Ingeri päeval siis oli meil kavatsus tähistada ka nüüd 100 aasta möödumist sellest sündmusest pärast Tartu rahu, kui siis Rosona-äärsed külad, see niinimetatud Narva vald või Narva tagune liideti Eesti Vabariigiga. Ja sellega seoses siis oleme siin avanud või avame, õnnistame kirikus 4. korrusel täna nendele vaimulikele, kes siis tegutsesid seal Kallivere kirikus ja samuti Soome Püha Mihkli kirikus siin Narvas mälestustahvli. Esimene nimi sellel tahvlil siis on Helle Kalervo Ervie, kelle esimene teenistuskoht tsaariaegsel Ingerimaal oli hoopis Ida-Ingeri praostkonnas, siis Järvisaare kihelkonnas. Ja siin, ma tean, on ka Järvisaare inimesi. Ja ta jätkas siis teenimist Narva Soome-Rootsi Püha Miikali koguduses 30. aastal ja pärast seda, kui Kalliveres sai valmis uus puukirik, siis ka Kallivere koguduses. Elas ju toona Rosona jõeäärsetes külades 1000 luteri usulist soomlast. Võib-olla siinkohal oleks eraldi veel vääriks märkimist see, et Ervie oli lisaks ka liivlaste õiguste eest võitleja ja tegi siis ka Liivimaal või siis õieti Kuramaa liivlaste hulgas missionitööd ja käis Liivimaal siis liivi keeles jutlustamas 2-3 korda aastas. Nüüd võib-olla isegi peaks ära mainima seda, et ka Kallivere kiriku ehitamise algatamine oli tegelikult Ervie teene. Ja kirik siis tõusiski 30. alguses Vanaküla tee äärsele kirikumaale, siis Venskade talu naabrusse. Ervie kaitses ihust ja hingest siis Rosona jõeäärset eesti-ingeri soomekeelset kirjasõna ja ka kooliõpetust. Eesti võimud aga toona omalt poolt tõlgendasid seda agarat tegevust nagu kohalike eestlaste ja soomlaste vahele nagu lõhe tekitamisena. Ja kuna muidugi Ervie ka avaldas selliseid väga kriitilisi kirjutisi Soome ajakirjanduses ja osutas siis Eesti vähemuspoliitika nagu puudustele, siis see lõppes tõesti sellega, et ta 36. aastal kuulutati Eestis siis persona non grataks või õieti anti talle valida, tol ajal toimus seaduses siis muudatus, et pastoritena võivad teenida ainult Eesti kodanikud ja anti talle valida, kas ta võtab Eesti kodakondsuse või siis nagu lahkub maalt ja ta valis teise variandi. Aga 40. aastal ta siis naasis Eestisse ja siis juba toimus muidugi, te teate, Eesti annekteerimine ja punavõimud siis
arreteerisid ta uuesti ja ta mõisteti surma. Aga see kohtuotsus siiski vaadati ümber ja siis ta saadeti lõpuks ikkagi siis Soome välja, nii et ta elas veel kaua aega Soomes edasi. Nüüd võib-olla lõpuks veel mainin seda palju, et kuna siin on ka veel kirjarahvast, siis et Ervi on tegelikult kirjutanud siinse Narva koguduse kohta väga põhjaliku uurimuse, mis siis käsitleb Narva Mihkli koguduse ajalugu aastatel 1581–1704. Ja seda siis selle käsikirja säilitatakse Soome Rahvusarhiivi Porvo Tampere toomkapiitli kaustades. Et kui kedagi huvitab, siis selle käsikirja võiks ka üles otsida ja võib-olla isegi välja anda. Aga nüüd siis asun teise nime juurde, õpetaja Reino Ülönen. Teenis juba nimetatud kogudusi alates 38. aastast kuni 40. aastani ja tema üheks suureks teeneks tegelikult võiks lugeda sõjaaegset Ingeri soomlastest sõjaorgude äratoomist siis Poola aladelt, kuhu nad olid sattunud sakslaste pärast Saksa okupatsiooni algust. Nii see toimus 43. aasta juulis siis. Samuti oli tema nagu Jussi Tenku ja Juhani Jääskeläise kõrval üks nendest välipastoritest, kes siis 43. aasta lõpus, 44. aastal aitasid läbi viia tsiviilelanikkonna evakuatsioone läheneva rindest. Ja lõpuks mainitagu võib-olla ära ka seda, et Reino Ülönen tegutses veel ka Ingeri soomlastest koosneva või koostatud erilispataljoona 6 välipastorina rindel ja selle lähistel. Tema teeneks muuseas on ka Eesti-Ingeri seltsi lipu, Kallivere kirikuvara ja viimaks ka 1642. aastal trükitud kuninganna Kristiina poolt Narva Püha Miikali kogudusele kingitud Agricola piibli päästmist 44. aastal, nii et kui tema ei oleks neid ära toonud Soome, siis tõenäoliselt oleks need Narva pommitustes ka hävinud. Nüüd siis viimase nime kohta, Aadami Hürri kohta, tean öelda küllalt vähe, aga ütlen seda palju, et tema siis pidas põhiliselt organisti ametit, ent sõja ajal, kui kirikuõpetajaid nappis, siis ta jagas ka sakramente ja jutlustas. Ja selles toetas teda oluliselt ka perekondlik vabakiriklik taust, kus oli siis selline vaba jutlustamine nagu tavaline. Ja ta emigreerus muidugi ka Soome Vabariiki ja sõjajärgsetel aastatel ta jätkas siis aktiivset tegevust Ingeri soomlaste hüvanguks. Aga ma annaksin nüüd sõna üle Madis Tuuderile, kes on lähemalt tutvunud ja uurinud Eesti-Ingeri ajalugu ja võib-olla ta võtab lühidalt veel kokku, mis see Eesti-Ingeri siis elanikkonna ja territooriumi poolest endast kujutab.